Õnnelikumad inimesed on need, kes annavad, mitte need, kes võtavad. Tänapäeva kiires ja tihti isekas maailmas võib kergesti tekkida mulje, et õnn peitub selles, kui meil on rohkem. Rohkem raha, rohkem asju, rohkem tunnustust. Ometi näitavad nii teadusuuringud kui ka elu ise, et tõeline ja kestev õnnetunne ei tule mitte võtmisest, vaid andmisest. Õnnelikumad inimesed on sageli need, kes annavad oma aega, oma hoolivust, oma tähelepanu, oma tuge või lihtsalt siira naeratuse. Andmine ei tähenda alati suuri annetusi või märkimisväärseid pingutusi. Mõnikord piisab väikestest žestidest. Näiteks, kui keegi hoiab põõrale ukse lahti, pakub abivajajale istet bussis või kuulab sõpra, kes vajab lihtsalt kedagi, kes teda mõistaks. Need väikesed heateod ei tee mitte ainult maailma paremaks, vaid toovad andjale endale rahulolu ja sisemise rõõmu. Üks põhjus, miks andjad on õnnelikumad, peitub selles, et andmine loob tähenduslikke sidemeid inimeste vahel. Kui inimene annab midagi teisele, tekib nende vahel usaldus ja ühendus. Inimloomusele on omane soov kuuluda, olla osa millestki suuremast. Andmine tugevdab seda kuuluvustunnet ja aitab meil tunda, et meie olemasolu loeb. Lisaks sellele annab teistele andmine meie elule mõtte. Paljud inimesed, kes on kogenud eluraskusi, leiavad lohutust ja jõudu just siis, kui nad saavad ise kedagi aidata. Nii näiteks alustavad paljud endised sõltlased tööd nõustajatena, endised kodutud aitavad teisi tänavale sattunuid ning andmise kaudu ei parane mitte ainult teiste elu, vaid ka andja sisemine tasakaal ja enesehinnang. On olemas teaduslikke tõendeid, mis toetavad mõtet, et andmine teeb õnnelikuks. Psühholoogid on avastanud, et heategevuslik tegevus aktiveerib ajus need piirkonnad, mis on seotud naudingu ja rahulolutundega. Isegi väike heategu võib vallandada dopamiini ja oksüdotsiini, hormoone, mis tekitavad rõõmu ja ühendustunnet. Tõsi, oluline on ka meeles pidada, et andmine peab tulema siirast soovist, mitte soovist midagi vastu saada või selleks, et näidata ennast paremana. Kui andmine muutub eneseupitamiseks või kohustuseks, võib see kaotada oma positiivse mõju. Õnnelikud andjad ei anna selleks, et olla head inimesed, vaid sellepärast, et nad tõesti hoolivad ja soovivad midagi panustada. Meie kõigi elus on võimalus andmiseks. See ei pea olema alati materiaalne. Materiaalsele lisaks saab jagada ka oma aega, oma teadmisi, oma oskusi, armastust ja tähelepanu. Kui igaüks meist annaks veidi rohkem ja võtaks veidi vähem, oleks maailm kindlasti parem paik. Lõppkokkuvõttes on elu kõige väärtuslikumad hetked need, kus oleme saanud kellelegi midagi anda, olgu see siis lootus, tugi, soe sõna või lihtsalt kellegi ärakuulamine. Just need hetked jäävad meile meelde ja annavad meie elule tõelise sisu. Sellepärast võib julgelt öelda. Õnnelikumad inimesed on need, kes annavad, mitte need, kes võtavad. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!